Aga me räägime nüüd hirmust. Tere hommikust, Ülli. Tere. No, hirm on mulle tundub üks väga keeruline asi inimeste jaoks ja sellega toime tuleb ka ja seesama koroonaviirus, mis siis sealt Wuhanist alguse sai, Hiinast. Õnneks tahaks kohe 3 korda üle kõlas ülitada Eestisse veel jõudnud ei ole, aga Euroopas juba on ja inimesed on hirmul ja kütavad siis oma sõpru, oma tuttavaid. Sotsiaalmeedias on sellised kogukonnad, kus nad siis tegelikult seda hirmufaktorit kõik üksteise võidu üles kütavad, eks ju. See hirm on selline nakkav asi. No, seal on see, et hirm on oma olemuselt üks 5 niisugusest baasemotsioonist. Ja ta on tugev ja ta on, selles mõttes, ta tekib 13 millisekundi vältel, ehk siis mitte karta ei ole võimalik. Nii. Aga ta on hea emotsioon, seepärast, et ta hoiatab meid ju potentsiaalse ohu eest, eks ju, või siis juba toimub ohtliku olukorra eest. No põhimõtteliselt ellujäämiseks on see vaja. Ja on, just. Ainukene asi on see, et kuna see aju langetab oma otsused väga niimoodi ebaratsionaalselt, ühtepidi teistmoodi väga ratsionaalselt, ehk siis nagu lähimalt versioonide kaudu ja see aju põhiülesanne on ju, et inimene jääks ellu kogu aeg, eks ju, parimal moel lahendaks olukordi. Aga selle hirmu all on, üks on nagu, mis on sul reaalne hirm. Kui sul on reaalne hirm, siis sa saad alati hakkama. See pole nagu küsimus, et ma ütlen täitsa kindlalt, sest ka mina olen isiklikult kunagi olnud püstol otsa ees. Sel hetkel, kui sul see püstol otsa ees on, sa ei karda mitte midagi, sest sa ei saa arugi, eks ju. Sul aju kohe paneb paika, kuidas moodi sellest asjast välja tulla, eks ju. Hirm tuleb hiljem. Ja siis sa hakkad mõtlema, mis kõik oleks võinud juhtuda. Ja see kujutluslik hirm ongi, et mille baasil siis me kütame nii-öelda sülesse, sest et ma ütlen veel kord, reaalsetes olukordades me saame hakkama, aga need samad paanikahäired, igasugused, mis tekivad äärevushäired, see kõik on see, et me kujutleme ette, mis toimuma hakkab. Või näiteks võtad ka see lennuhirm, eks või? Hästi levin. Või avalik esinemine, väga hästi õpitud hirm, eks ju. Sest et selle avaliku esinemisel, mis on ka väga sageli inimeste esinev täiskasvanuna, ongi see, et ta on korduvalt seal koolis seisnud klassi ees, eks ju. Tohutult halb on olnud, tohutult halb on olnud, väga ebaloomulikus asendist on olnud, sest käed küle peal, vabandage väga, teie aju ei tööta. Lõpuks saad 2 ka veel. Just, aga küsimus ei olegi hindes, vaid küsimus on selles, et mida grupp minust arvab. Isegi mitte selles, mida õpetaja arvab, vaid see kuuluvus. Sest võtta inimese see kuuluvustunne, see on nagu üks, mis on ka baas. Ja nüüd ongi, sealt alt tuleb ka see üksinduse hirm, mis tuleb siis lähedase kaotusega. Et üks asi on siis see surmahirm, aga teine pool on just see, et ma potentsiaalselt võin kellegi kaotada, mis on veelgi tugevam. Ülli, kas see sama surmahirm ja see kaotuse hirm on seotud ka sellega, et inimesed kardavad seda viirust, koroonaviirust konkreetselt? Ei julge kodustki välja minna. Lapsed pesevad 10 korda, 200 korda päevas käsi. No ikka, seepärast, et vaata, ta on, kui see peegelneuronsüsteem inimesel ajus, mis on, ta korjab üles ka teiste emotsioonid. Ja kuna see hirmu, see põhiolemus ongi, hoiatada, et potentsiaalselt võib juhtuda, siis selles mõttes ka alati kõik negatiivsed uudised, need levivad imekiiresti. Ehk see, kohe tuleb, ma ei tea, maailma värin sinna, eks ole, ja nii edasi. Ja need paanikad, me ju liigume kogu ühes paanikast teise. Vahet pidamata on, kas on mingisugune taud kuskil, kas on mingi viirus, kus on mingisugused õnnetused ja muud asjad. Aga nüüd, kui te seda loete, eks, või näiteks näete, eks ole, kõrvalt seal televisioonis ja kuskil midagi juhtus, siis see tekitab meis selle samasuguse hirmu tunde. Ja nüüd ongi nagu, kuidas me nüüd teadlikult sellega saame hakkama? Küsimus on selles. No kuidas me saame? Lähmegi selle, kuidas me saame, sest mulle tundub, et see hirm selle viiruse ees levib palju kiiremini ja hoogsamalt, kui see viirus ise. No jah, sest ka seda veel omakorda köetakse üles, eks ju. Ja seal tekibki selline nagu massihüsteeria, eks ju. Ja selle massihüsteeria, number 1 asi, eks kõigepealt, mida sa mõtled, seda sa saad. See on nagu elementaarne siis. Taju tahab saada ühte ülesannet korraga. Ehk siis, kui sa tahad karta, palun istu maha, pane kell käima, pool tundi, kardan täiega. Nii, võiks öelda lihtsalt. See on üks variant. Siis sa lihtsalt saad aru. Teine siis, et vaata hirmuga, see aju blokib ennast ära. Ta nagu ei näe enam lahendusi, sest et tema otsib ainult seda, kuidas ellu jääda, eks ju. Kuidas ma saan oma aju sundida, otsima lahendusi? Kui sa hakkad nüüd nagu mõtlema, kui palju nüüd nagu reaalselt see tõenäosus on, et see toimuks. Isegi kui see kunagi on toimunud sinu elus näiteks, et sa oled mingis hirmukoldes olnud ja ma ei tea, saanud mingeid nakkusi, siis tõenäosus, et see sama sündmus uuesti korduks on võimatu.
muidu me ju kõik otsivad ju, eks ole, läbi aegade, eks ole, et et kui keegi teeb midagi hästi, et kuidas siis oleks võimalik kõiki teisi panna samamoodi hästi tegema. No ei ole võimalik, sest et inimene on individuaalne ja ajalugu ei kordu kahjuks. Korduvad mingisugused samad käitumismustrid, mis siis nagu tekitavad selle. Ehk siis teisisõnu, nagu ma ikka ütlen, karmat, vabandage väga, ei ole olemas. On olemas, et te käitute samal viisil tänu selle, et teie elus toimuvad samad sündmused. Aga kuidas me nüüd sellest hirmus saame? See ongi, esiteks, kuidas ma ütlen, kõige ratsionaalsemalt võiks mõelda, kuigi võtta hirmuga on nagu jama selles, et see keha, niisugused seisundid, ehk siis hirm on ka sul seisund kehas, ei allu sõnadele, aga nad alluvad kujutluspiltidele, helidele, lõhnadele et mingi muusika? Just täpselt, hingamistele, liikumistel, kõikidel sihukestele asjadele. Mis toob mulle suve ja ilusa mere äärse mõnusa olemise meelde. Ja vaata, kuna see aju täpselt samamoodi, nii nagu sa kujutad ette, mis kõik võib toimuma hakata, samamoodi sa võid ette kujutada, mis kõik oleks hästi. Ja sellega sa petad ära läbi aju oma keha. Hirmus keeruline on ette kujutada, kui sul on selline hirmutunne ja sa hakkad kujutama häid asju, siis see hirmutunne kuskilt ikkagi see mõte vaata, see ongi hakkab katma seda hea asja mõtet. Kui teadlikult me oleme nagu võimelised enda mõtteid suunama. Ja seepärast ma ütlen, et sa võid ka karta, pane kell käima ja karda. Karda pool tundi, nagu nii palju kui jaksad. Siis sa väsid ära sellest. Sest emotsioonid ei ole nagu pikaajalised, nad on lühiajalised. Et selles mõttes sa saad valida, mida sa mõtled, mida sa ei mõtle. Aga kui sa tead seda, eks ju, et sellest mõelda, et ma ei karda, see on mõttetu. Seepärast, et sa kardad endiselt, eks ju. Aga kui sa nüüd hoopis fokusseerid sellele, mis ma nüüd järgmiseks võiks teha? Võib-olla läheks täna jalutama. Selle inimesega pole ammu suhel, läheks seda tegema. Või et mul on vaja see ülesanne ära teha, ma teen selle ülesande ära, pärast seda hakkan kartma. Sest et sa pead ära segama, sest aju on nagu kompuuter, mis sisendi sa annad, seda tema teeb. Füüsiline tegevus ka segab ära või? Näiteks kodus, uksest välja minna ongi see koroona hirm, aga koristama. Muidu koristamine on ka, sest vaata, koristamine on ka fokusseeritud tegevus, eks ole, ükskõik mis fokusseeritud, sest et sa annad nagu oma ajule teise ülesande. Tähtis ongi, et sa annad teise ülesande. Küll aga näiteks mida uuringud näitavad, on see, et kui inimene viibib loodusest keskmiselt mingi 20 minutit vähemalt päevas, siis see ka juba maandab ära hästi palju tema stressi, sest see on ka praegu hästi suur probleem. Isegi kui tal ei ole võimalik looduses olla, siis vaata kas või looduse pilti, aga ma ei tea, kas autod on head või mitte. See puura, siis sellisel juhul siia kõik paremini. Aga nagu põhimõtteliselt, sest miks meil on ajud väga iidsed, et me küll siin kasutame imetehnoloogiat, aga aju on endiselt iidne ja inimene on kasvanud looduskeskkonnas, ta ei ole kasvanud üles mingites kuubikutes, kus inimesed on üksinda ja ei suhtle. Suhtlemine on järgmine asi, eks. Et see alati maandab, sest kuuluvusvajadus, ma ütlen veel kord, on meil, kuigi me saame ka üksinda hakkama, aga ikkagi nüüd on tänapäeval. Ja selles mõttes, ma ütlen veel kord, et mida sa mõtled, seda sa saad. Ja kui sa paned nüüd omal kas või sildid välja igale poole, mida ma mõtlen, seda ma saan. Ka siis sa õpetad, sest aju õpib läbi korduste. Ehk siis, sul ei ole vaja seda 30 korda teha, piisab sellest, kui sa lihtsalt teadlikult hakkad. Ja mõtle, kas see on reaalne see hirm või ei ole. Ja näiteks võid ka mõelda seda moodi, et kui ma nüüd nagu mõtlen, et mis kõik mu lähedasega võiks toimuda, siis parem mõtle seda, et mis head taga võiks toimuda. Ja ka seda, mis sinu elus head võiks toimuda. Et selles mõttes, kuidas ma ütleks, et mina ütleks niimoodi, et lõpptulemus nii või teisiti on inimelul kahjuks surm, eks ju, või õnneks surm, sest ma ei tea, kui me ikka väga vanad oleme, kas see väga tore on. Ehk siis see on nagu paratamatu nähtus. Millal ta tuleb, seda pole kuskil ette määratud. Ja selles mõttes, kui sa oled terve, oled tervislike eluviisidega, tegeled asjadega, mis sulle meeldivad, siis ilmselgelt sa juba võtad maha oma keha stressifaktoreid ja sa pead vastu ka kõikidele viirustele. Et sest see on, keha ja aju töötavad koos, tahame või taha. Üli, aitäh. Võtke see lihtsalt teine fookus, kui ma võtan selle jutu praegu kokku. Absoluutselt. Võtke teine fookus. Valige, mida te mõtlete. Vaadake kullaseid tulpe ja just juba võiks parem olla. Aitäh.